Stress on tänapäeval paljude inimeste igapäeva osa ja see avaldab märkimisväärset mõju nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Doktor, kuidas võib mõjutada stress peavalude sagedust ja intensiivsust? Stressi kui vallandavad tegurid kirjeldavad hästi palju nii pingetüübi peavaluga patsiente kui ka migreenihaigeid. See seos ei ole otseselt patofüsioloogiline selles mõttes, et kui inimesel ei ole migreeni ja temal on tugev stress, siis temal ei tekigi migreeni hoogu selle tulemusena. Aga stress on väga sage vallandaja. Ehk siis inimesed peaksid jälgima oma peavalude iseloomu. Jällegi peavalupäeviku abil sageli õnnestubki leida seos teatud vallandajatega ja kui selgub, et selleks on stress, et siis võimalusel seda vältida. Nüüd eraldi teema on hoopis vastupidine olukord ja osa migreenihaigeid näiteks ütleb, et nii kaua, kui minu stressitase tööpäevadel näiteks püsib kõrgena, ma olen kogu aeg ametis oma tööülesannete täitmisega, siis mul on kõik hästi, mul ei ole migreeni. Nii kui tuleb nädalavahetus, mul tekib stressi langus ja vot see vallandab mul migreeni hoogu. Et seda kuuleb patsientide käest sageli, aga harvemini kui vastupidine esmane näide. Aga siin juures oskate välja tuua, kas on mingid häid stressijuhtimise tehnikaid, mis võiksid siis ennetada seda peavalu teket? Absoluutselt, et meil keskuses näiteks tegeleb esmaste peavalude sellise mittefarmakoloogilise ennetusega, kuhu kuulub ka stressiga toimetulek selline spetsialist nagu kliiniline psühholoog. Kliiniline psühholoog läbi kognitiivkäitumusliku teraapia aitab inimesel kujundada välja teatud käitumismustreid ja teadlikult suunata oma mõttetegevust sellisena, et need omakorda paneks meie aju paremini tööle võitlemaks valu vastu. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!